Mapskip on lapsesõbralik alternatiiv Google Mapsile. Seega saab seda kasutada igasuguste projektide puhul, kui on soovi kaardile lisada teatud märkmeid. Õpetaja saab siia lehele endale kasutajakonto luua ning märkides, et oled õpetaja ja lisades oma kooli nimetuse, tekib õpetajal võimalus tekitada ise oma õpilastele salasõnad ja kasutajanimed, ilma et nemad peaksid oma andmeid siia sisestama. Kui nüüd olete siia lehele sisse loginud, siis siit ülevalt kastikesest saab hakata otsima sihtkohta. Lihtsalt trükkida sisse nime ja leiab kohe kaardi selle koha. Minul on nüüd Austraalia juba lahti tehtud ning ma soovin siia lisada ühe punkti. Lisamine on lihtne, nii nagu Google Mapsingi. Lähen näiteks võiteks siia Darwini peale, klõpsan siia peale. Nii, kohe tekib kastike. Kirjutan siia siis näiteks, et see on Darwin ja vajutan Save. Nüüd tekib mul võimalus lisada lisainformatsiooni. Ma saan siia kaardile lisada näiteks terved jutukesed. Vajutan siia Challas Story peale ja tekivad mul järgmised võimalused. Kohe, kui see kastike lahti tuleb, et kõigepealt ma lisan oma vanuse siia, siis ma panen pealkirja, kirjutan jutukese ning vajaduse korral saan siia ka lisada fotosid, helisid või siis YouTube'i video. Ja mulle e-maili peale tulevad siis teated selle kohta, kui keegi on seda juttu kommenteerinud. Ja kui ma nüüd siia Save Story peale vajutaksin, minu siin jutt oleks, siis see salvestukski siia lehele. Nii, vaatame nüüd edasi. Ja kui ma soovin nüüd eraldi vaadata jutte, siis ma saan otsida neid juttude alt. Siin on kõikide viimaste juttude järgi siin kirjas. Ma saan otsida siit fotosid, mis on üles laetud, helisid, inimesi ja My Passport alt saan ma vaadata, kui palju mina olen siia asju üles laadinud ja kui palju fotosid ja kui palju kommentaare olen kirjutanud. Soovitan Mapskipi kasutada just projektitöös, sest ta võimaldab siia rohkem materjali lisada kui tavaline Google Maps kaart.